täna loeme raamatut pealkirjaga Haldesaladus. Selle raamatu autor on Els Heinsalu, kes on tegelikult teadlane, kuid nüüd kirjutanud ka mõned lasteraamatud. Ja ka see raamat on selline, et on nagu juturaamat, aga samas me saame siit teada päris hästi. Me saame teada, mis juhtub toiduga, kui me oleme selle alla neelanud ja kuidas üldse toimub meie seedimine. Aga alustame siis lugemist ja saame teada, mis mure on väiksel Haldjal. Haldjal oli üks saladus. Tema väikeses kõhus oli midagi, mida seal olema ei oleks pidanud. Haldjas oli päris kindel, et see asi ei oleks pidanud tema kõhus olema. Aga ta oli ka üpriski kindel, et see asi seal oli. Mitte, et Haldjas oleks selle sinna pannud, ei tema pani selle ainult oma suhu. Ta mängis, et sõi kommi, ühte ilusat ümmargust lutsukommi, klaaskonfeki. Haldjas mäletas seda sõna ühest juturaamatust, mida ema neile ette oli lugenud, aga korraga seda ilusat ümmargust mänguklaaskonfeki tema suus enam ei olnud. Ja kuna seda ka kuskil mujal ei olnud, siis oligi Haldjas üsna kindel, et see oli tema kõhus. Kuigi päris kindel ta selles ju ka ei olnud. Aga kuhu mujale see siis võis kaduda? Oli kuidas oli, igal juhul oli see väikes saladus Haldja jaoks tegelikult üks suur mure. Ta oleks nii väga tahtnud ema juurde minna ja talle kõik ära rääkida. Aga Haldjas ei julgenud emale oma väikest saladust üles tunnistada. Oma vanemale õele ja suurtedele vendadele ei saanud ta sellest samuti rääkida, sest nemad oleksid nii saladuse emale varem või hiljem välja lobisenud või lausa kaebama läinud. Ema oli neil umbes täpselt 1 000 000 korda öelnud, et peale söögi ei tohi suhu midagi panna. Ja mängukommid ei olnud kindlasti mitte see söök, millest ema oli rääkinud. Haldjas katsetas igasuguseid asju. Haldjas ronis toolile ja hüppas sealt alla. Veeretas ennast mööda põrandat, tegi kukerpalli, tõmbas kõhu sisse ja punnitas taas välja. Ta ei kuulnud ega tundnud mitte midagi. Mis mäng see veel on? Küsis Lumi uksest sisse astudes. Mis mäng? Haldjas oli sellest küsimusest nii ehmunud, et oleks poole hüppe pealt vaata, et õhku paigale tardunud ja maa külgetõmbejõud sundis teda siiski põrandale maanduma. Ei midagi, lõi Lumi käega. Ma otsin oma klaaskuulid, aga kus see on? Nüüd tardus veri Haldja soontes. Mina ei tea. Tead küll, sina mängisid sellega viimati. Ei mänginud, ajas Haldjas vastu. Mängisid küll, ma ise nägin. Sa panid selle suhu ja ma tean. Sa neelasid selle alla, eks? Pahvatas Lumi korraga. Ole tasa, ema kuuleb, see läks ise alla. Mina ei neelanud. Haldjas nuuksus nii haledasti, et Lumil hakkas temast kahju. Ära nuta, lohutas Lumi ning võttis Haldjal ümbert kinni. Ei ole hullu, küll ta välja tuleb. Ma ei räägi emale ära. Päriselt või? Jättis Haldjast nutmise pooleli. Ja päriselt, ma luban, et ma ei räägi emale ära, kinnitas Lumi. Kas see tuleb välja? Täpsustas Haldjas oma küsimust. Ja ikka tuleb, kinnitas Lumi taas. Kuigi mitte enam nii kindlalt. Sa pead lihtsalt palju putru sööma ja just putru. Ma ei taha putru, ma tahan pastat. Ei. Sa pead putru sööma. Pasta keskel on auk ja kuulike läheb sealt läbi. Aga puder lükkab kuulikese kõhust välja. Jäi Lumi enesele kindlaks. Kuidas ta lükkab? No ma päris täpselt ei tea. No lihtsalt lükkab, kehitas Lumi õlgu. Kuhu see kõik läheb, mis me alla neelame? Küsis Lumi ema käest, kes köögis askeldas. Ja, söök ja jook, lisas Haldjas kiiresti. No see kõik läheb söögitorru.
ja sealt edasi makku, vastas ema. Tüdrukud ei jäänud nii napi vastusega rahule. Ja seda, kuhu söök edasi läheb ja mis saab väikese Halde klaaskuulist, saate juba ise raamatust lugeda.